Tere hommikust! Eile oli nii tore päev, see Sirli oli oma lastega meil külas ja terve päev otsa ning need päevad on alati nii toredad ja nii lahedad, et kui sa saad sõbrannaga oled terve päev otsa koos, lastega terve päev otsa koos ja nagu nii tore oli. Lastel oli ka mega tore. Ja ma loodan, me saame varsti jälle selliseid päevi teha. Uus plaan tuli juba selline ka, et äkki tulevad nad siia meile ööseks mingi aeg, sest nad ei ole meie juures veel ööbinud, meie ühe korra nende juures oleme ööbinud. Minu päevaplaan on selline, viisin täna lapsed lasteaeda, eile oli puhkepäev, eks. Nüüd ma hakkan süüa tegema, ma söön ära, siis kell 10 on mul ripsmed, sest mul on vaja hädasti uusi ripsmeid, mul see sinu on eriti tühi. Ja kell 1 ma pean minema ihastesse ja seal ma teen ühe kodusessiooni. Et lähen pildistan, seal on väike beebi ja on teine laps veel, et siuke 4-liikmeline pere. Lähen pildistan neid ja siis on minu päev vaba. Ja siis ma lähen juba 4 ajal jälle lastele järgi, et täna on siis selline plaan. Tulime Bellaga nüüd jalutama, enne kui ma ripsetesse lähen. Ja tulin ikka ja jälle siia maja juurde. Ja ma ei suuda, mulle lihtsalt nii meeldib siin olla. Ma lihtsalt tahan kogu aeg siin olla. Nii ootan juba, et ma saaks elama tulla ja ma saangi tulla ükskõik mis kell välja ja tulla siia maja juurde. Ma pole teile ammu näidanud seda. Ja mul on palju jälgijaid juurde tulnud, et see osa kõik siin, kus see tool seal on, siit jookseb see piir ja sealt siis, kus need postid on. Et see osa, kuni alla sinna põõsasteni, kus need põõsad seal paistavad, seal taga, seal taga. Sinna nii on siis meie maa ja siin on see laste mänguväljak ja siin on siis maja paistab meil vahelt ilusti. Et see on meil siis maja tagune osa. Siin oli meil põld, siin me kasvatasime 1 aasta kartulit, aga nüüd eelmine aasta see seisis ja nüüd me mõtlesime, et me ei taha enam kartulit kasvatada, sest et selle ei tasu ära üldse. Esiteks me jõuame need kartulid kõik ära süüa talve jooksul, mis me siin kasvatame ja need lähevad raisku. Ja teiseks nagu odavam tuleb ikkagi osta see kottike kartulit siin iga kuu või ma ei tea, kui tihti seda läheb, ma pole arutanud. Aga jah, see meie maja tagune. Sinna kõrvale ma loodan, et Toni nõustub minuga, et siia paneme siis selle teise mänguväljaku, kus on ka mängumaja, et siis siin reas on niimoodi kõik laste teema. Ühesõnaga ma loodan, et see aasta saab selle põllu ära künda. Tegelikult oleks pidanud seda sügisel tegema, et see hein saaks kõik siin juba kõduneda mulla all. Aga noh, mis sa teed, kui on nii palju muid tegemisi ka ja kõik ei ole meeles? Meile lähme näitame alla orgu ka. Tule, lähme näitame. Tule. Joksi. Me kõnnime teiega siis sinna alla. Ütlen ka alla orgu. See ei ole tegelikult väga mingi org, aga noh. Seal on väike oja jookseb, siis taga on mingisugused väiksed tiigid. Ma ei tea, mille jaoks nad on. Toni ilmselt teab, ta on mulle öelnud ka kindlasti, aga ma ei mäleta enam. Siin on meie lõkkeplats, siin on meil nagu mitte grillimis, aga siuke marshmallowde jaoks selline eraldi tehtud. Sellest lõkkest natuke eemale, kui me oleme suurt lõket teinud, siis me teeme siin nagu vahukomme ja näete, siin juba paistabki see tiik. Mitu tiiki on siin, seal mul on ka üks, see valge osa, see on kõik siuke väike tiigike. Ma ei tea, mille jaoks need on mingid veehoidlad, sellest need on mingid ehislikud minu arust tehtud siia, sest nad on nii kuidagi ilusa kujuga. Ja siis siin on meil kuni sinna kraavini, see kraav on siis meie maa, siia me oleme lehti visanud kõdunema ja toome üldse siia, et me tahamegi tuua siia rohkem sellist kas siis mulda või sellist, et saaks see osa natuke tasasem, sest praegu läheb siit alla niimoodi aste nagu, et me tahame, et see tuleks siis nagu laugem. Et siis ajaga äkki ta läheb laugemaks, et praegu on nagu liiga selline järsk. Mitte järsk, vaid saad aru küll. Ja siis siit sinna taha, vaata ma praegu näitan lainurgaga ka, panen sellised tavalise vaate, siis te näete umbes nagu mida mina näen. Et see osa siis kõik läheb sinna meie majani, mis on mõnus, et nagu me saame ükskõik mida selle maaga siin teha. Saame isegi maasika kasvanduse panna püsti, kui väga tahame. Et see on tore, et siin on palju maad. Nagu näha, siis teistel naabritel ka siin taga ei ole midagi. Et see ikkagi hoitakse sellise suht puhtane. No seal muidugi on, seal on need liivahunnikud ja asjad. Tollel naabril on need liivahunnikud ja asjad.
aga näed, vähemalt on ju ruumi, kuhu panna seda liivahunnikut siis. Suvel saab jälle seda platsi siis niita. See suvi me niitsime vist siia lõpuni välja, muidu me oleme teinud vahepeal ka niimoodi, et me niidame ainult lõkkeplatsini, et seda tagumist osa isegi ei niida, aga me ikkagi üritame niita selle tagumise osa ka ära, et siis on kogu plats ühtlane. Jah, selline meil siin on siis, läheb siuke nagu küngas üles ja alla. Üks huvitav asi veel, see kask. Kui me saime selle maja, see kask oli vaevu siin. Ma arvan, nii pikk oli äkki. Seda ei olnud hästi nähagi. Ma vaatasin pilte tagantjärgi ja kui ma eest olin pilti teinud, seda veetünni siin ei olnud, siis isegi seda kaske polnud siin väga näha. Ja vaadake, kui suureks ta nüüd on kasvanud. Ja sealt on veel tipp ära murdunud, nagu te näete sealt. Üks osa tuli eelmine aasta ära, ma ei tea, mis ta murdus, aga midagi juhtus, et tegelikult oli ta veel pikem ja päris äge vaadata, kui kiiresti need kased kasvavad, sest et me oleme 3. aasta saab täis alles, et 3 aastaga on ta nagu nii suureks kasvanud. Ja selle puu me plaanimegi siia jätta, et me võtame pigem kasvuhoone ära, liigutame kasvuhoone siit keskelt ära, sest mulle väga ei meeldita siin, keset on. Ja sellest hoonest üritame ka teha varjualuse, siit oleme juba seina maha võtnud, aga tegime väikse vea, võtsime seina maha, aga nende diagonaalsete bossidega ei toestanud ära ja hakkas talvel vajuma. Õnneks meil on nii toredad naabrid siinpool, kes siis olid kohe nii armsad ja kirjutasid mulle, et see hoone on veits viltu, et siis me tulime ruttu kohale ja Toni siin tõmbas sirgeks autoga ja sellepärast seal ongi auk sees, et on kuidagi siit läbi seina trossiga tõmmatud, et tõmmata sinna poole sirgust oli siia poole kaldu. Aga nüüd ta on ilusti sirgu ja ootab, et me saaksime aega ja raha, et siis siia ka valada betoon ära ja siis teha see välisfassaad ja laudis korda, et jääks meil väliköögiks või siuke välivarjualune, et kui me siin istume, siis me näeme sinna, kuidas lapsed mängivad ja üldse kuidagi siin on nagu mõnusam hubasem olla. Kui praegu on siin ikka jõhker segasuma suvila, nagu te näete, aga me vaikselt hakkame mingi hetke siin koristama, nüüd sulas lumi ära, nüüd saab rohkem tegeleda. Siin on veel oks ära murdunud eelmise aastaga. Selle oksa peab ära likvideerima, seal on veel mingid see kaevurakke, selle tuleb ära võtta koos nende teiste asjadega, mis seal kõrval on. See on nii palju paana ja siin igal pool on midagi laiali, siin on vaja veel, siin ma koristasin, te nägite ka. Ma imestan, et need märtsi kellukesed on veel nii, oi. Oota, Bella, oota, tubli. Oota. Oi. Oota, Bella, oota. Tean, see on valus. Oota, Bella, oota, ma tean. Ma tean, Bella, oota. Näe, oota. Tule ära, sa lähed uuesti sisse, Bella. Oota nüüd. No, kõik korras või? Appi. Ma ei tea, kui hästi see kuulsite, aga Bella jooksis selle okkalise roosi sisse ja see oli tal karval kinni. Tule ära sealt, pärast on seal veel. Oi jumal, ei saa ikka. Ära siis uuesti mine, Bella. Ta on nii pikad karvad. Õnneks ta kuulas ilusti, kui ma ütlesin oota. See on nii hokkaline, ta ammustas ka seda, nii et pärast on suu katki, ma pean vaatama. See tuleb ära eemaldada siit, ma näitan see põõsast siin. See tuleb kõik ära eemaldada, sest see on nii hokkaline. Ja ta ei ole nagu ilus roosipõõsas ka, et siis ma ei taha nagu teda alles jätta. No Bella, kõik korras või? Bella, kõik korras või? Nii, mina tulin nüüd ripsmetest tagasi ja siis ma olen alati välja nagu oleks peksa saanud. Silmad punased. Siit on punane. Vaata, need teibid hoiavad kinni, siis nad jätavad selliseks ja siin on see juuste jaoks see müts ka ees. Bella. Bella Bella ootas mind. Aga nüüd ma näitan, mis ma demost tellisin. Kui ma koju jõudsin, siis tuli ka kohe pakk. Näete. Siin on igasugu asju kella jaoks. Siis ma sain uue kella ja ma ostsin igasugusteks aksessuaare talle. Juukse lõikamiseks ka klippe
nii, siin on siis kõik asjad. See alus ma võtsingi endale öökapi juurde, et siis on kella laadida. Siia saan veel kõrvaklapid panna ja siis siia läheb telefon. Siis ma tellisin selliseid kellale neid ümbriseid, ilusaid bling-blinge, erinevaid. Siis siin on klaasid, kaitseklaasid kellale. Siis siin on erinevaid rihmasid kellale. Siin on mul pikenduste jaoks igasugused vahendid. Siis siin on veel rihmasid. Need on need magnetiga vist, metallist rihmad. Ja siis see on selline komplektis. Käib niimoodi komplektis. Ja sellised asjad siis sai seekord tellitud. Nii, ja nüüd ongi minu tavalisest kellast saanud blink-blink kell. Klaasi ma panna ei saanud, sest et kui ma panin klaasi, siis see ümbris ei läinud siia. Et temust tasub osta neid sootsaid, et kui kulub ära savi, viskad minema, sest reaalselt paar euri maksis see komplekt, et nagu ei ole üldse midagi kallist. Aitäh, kena päeva! Mina käisin nüüd tööl ära, sain koduses siis tehtud ja nüüd käisin Mäkis, nagu te nägite, võtsin söögi ja ma võtsin nagu õhtuks teistele ka, mitte ainult endale, aga ise söön praegu lihtsalt ära ja tulin siia Circle K parklasse, nagu ma alati käin siin. Tulen siia, pargin ära ja siis hakkan sööma. Ma olen praegu siin lõunaka juures ja söön kõhu täis. Ma muidu ootaks koduni, aga ma tean, et Mac ei ole üldse hea, kui ta on vahepeal nagu seisnud. Et siis ma söön siin ära ja siis lähen koju. Siis ma hakkan juba kohe pilte töötlema, siis ma juba tahaks kliendile kätte anda. Nii nüüd pildid said. Kodusessid on kõik minu arust mega nunnud, et nagu vahet ei ole. Siis juba rääkisin terve juttu maha, aga mul oli nüüd laul käest ostal. Ma loodan, et see eestikeelne laul ei lähe selle alla, et ma saaks selle copyrighti kirja kuskile. Ei ole see mõõgvaal. Jah, see mõõgvaal. Ei ole see vaal. See on vaal. See on vaal. Ei ole see on vaal. See on hai. Ei ole. See on kala. See on hai. Miks sa valetad? See on hai. Mõtlen, see on hai. Kinni on. Soba on kinni. Soba on kinni või? Jah. Oota, soba on kinni. Tegelikult ei ole kinni, see on ta jalg seal. See on jalg. Tea, kuidagi imelik on see jalg seal, jah? Nagu ära kadunud. Ei vaata. Sa pidid ilusti rääkima Nooraga. Oota. Tubli. Tule nüüd. Teeme näita. Ma filmin sind praegu, pärast näitan. Mitä? Otas niin nonnat sinä. Otas niin normaisuudet. Kuidas sinä nii armas oled? Kuidas sinä armas oled? Telefoni? Mitä? Telefoni vaatad? Minä vaatan telefoni, jah. Kas Luna ka vaatab telefoni? Ei, Luna ei vaata. Luna jääb tuttu ilusti. Luna jääb ka tuttu? Kas sinä jääb ka tuttu? Shirley või? Jah. Varsti jääb, jah? Jah, varsti jääb. Ma kuuldan chillit. Miks? Ma kuuldan rubinit. Miks? Ma ei tea. No, ei pea kartma. Niimoodi on sõbrad. On ju? Okei.
kas sa jääd nüüd tuttu? ei jää. Miks? Ma tahan isi kõrval olla. Isi tuleb ka varsti.